Aho Rebas. Tervist! Kõigepealt soovime õnne venna eilse 80. juubeli puhul. Kuidas pidu läks? Ja meil oli suur suguseltsi pidu, võiks ütelda, see oli laupäeval Göteborgi Eesti majas. See oli ligemale, ma ei tea, 40 inimest koos, kuna Hainul ja Tiinal on ju 3 last ja neil on terve kari lapselapsi ja veel siis Hainu õde ja mina ja meie lapsed ja nii, et tuli hästi suur seltskond. Ja oli lõbus. Sai kõnesid peetud ja lauldud ja nagu ikka peol. Aga kuna nüüd Hainu abikaasa Tiinal on ka 80-aastane sünnipäev, aga alles mai lõpus, siis teevad suurema peo tuttavatele ja sõpradele, siis, kui ilm on soojem ja ilusam. Kas vahel ei ole seda mõtet, sest minul siin on, et kui ma vaatan välis-Eestis nii-öelda elavaid, toredaid inimesi ja suguvõsasid ja mõtlen, neid on Eestis nii vaja. Aga me oleme ju Eestis olnud päris palju. Ma olen ju Tallinnas elanud 4 aastat kokku ja Hain on ju seal ka olnud, tähendab Tartus külalisprofessor ja Tallinnas minister ja oleme tavaliselt mitu korda aastas käime ikka Eestis. Nii et meil on suhteliselt head kontaktid Eesti eluga. Ma mõtlen just seda ka Kanada puhul, eriti Toronto maja vaadates, et kui palju selliseid eestlasi sellise teadmisega ja tugevad perekonnad, sellist tugevust, mida väga paljud välis-Eesti traditsioonilised pered kannavad, et seda oleks siin Eestis tegutsemas lihtsalt näha. Ei tahaks eriti midagi soovitada või mitte väga palju igal juhul, sest need ühiskonnad on natuke erinevad, mitte väga erinevad, aga siiski ja ütleme 90ndatel aastatel, kui mitmed meie vanused tulid Rootsist, Eestisse ja Kanadast ka ja nii ja hakkasime seal tegutsema, siis varsti saime aru, et Eesti inimesed ei taha õpetusi eriti. Ja et teie olete elanud seal kaugelt, ei tunne Eesti ühiskonda ja mis te tulete siia meid õpetama ja nii, et olge vait ja õppige ise. See oli väga tavaline atitüüd. Ja nii, et oleme katsunud olla diplomaatlikud, mitte väga esile trügida ja just diplomaatlikult esitada mõned soovitused ja nii, mis meil on olnud. Eesti meediates tulevad välja täitsa vaenulikud seisukohad välismaa eestlaste kohta ja nii. Nii, et peab olema natuke ettevaatlik. Aga see on eestlaste test. See on nagu sireenide laul läbi metsa minekul, et sellega testitakse, kas inimesel on närvi ja ennast. See käib meil kõigi kohta. See ei ole väliseestlaste kohta, see on iga inimese kohta. See lihtsalt on Eesti kultuuri ja eriti poliitilisse kultuuri nagu sisse kirjutatud. Sellele ei tohi reageerida. Peab olema kaunis paks nahk ja peab olema diplomaatlik. Ma ütlen, et seal on ju Hainul ja mul läinud natuke erinevalt, kuna ta oli minister ja hea meelega ütles, mida ta arvas ja sai siis endale suure vastuseisu ja kriitikalaine endale käes vahele. Mina ei olnud nii ette nihutatud positsioonis ja tegutsesin natuke rahulikumalt ja mind ainult kiideti. Nii et meil on natuke erinevad kogemused 90ndatest aastatest Eestis, kus me seal olime. Te sündisite 46. aastal, see on väga tugevate kultuuritegijate plejaad 46 Eestis, eriti kirjanduses ja kultuuris just nimelt, et te sobite sinna väga hästi. Üldiselt, kui vaadata terve seda pagulust ja inimesi, kes siis põgenesid 44. aastal ja tulid Rootsi, ümmarguselt 25 000, ja nii, siis peaaegu kõik tulid ju tühjade kätega või võib-olla ühe kohvriga ja pidid oma elu alustama nullist. Ja eriti, kes olid siis juba kõrgema haridusega Eestist, said väga lihtsat tööd, kuna nad ju alguses keelt ei osanud. Ja võttis hästi mitu aastat aega, enne kui saadi jalad alla. Ja seal luges palju inimeste ambitsioonid ja muidugi kultuuriline taust ja nii. Ja meie vanemad olid ju mõlemad siis kõrgharidusega Eestist, isa oli ohvitser, oli Soome poiss, oli ohvitser seal
nii et meid on muidugi kasvatatud selles vaimus, et näiteks Hain ise rääkis oma juubeli sünnipäeval, et meie noorus oli teistsugune ja isegi Hainu laste noorus oli teistsugune, sest meile kunagi ei ostetud näiteks televiisorid, kus meie oma vanused rootslased kõik koolides rääkisid, et mis oli televisioonis olnud möödunud õhtul, me ei teadnud mitte midagi. Ja meil ei olnud autot, meil ei olnud ühte ega teist, aga meil oli palju head kunstiseintel ja meil oli palju kirjandust ja meil räägiti rohkem poliitikast ja kultuurist kui näiteks isiklikest suhetest või igapäevastest sündmustest ja nii. Nii et eks kasvatus on olnud erinev mitmel pool. Aga ma tahan ka kohe lisada, et absoluutselt suurem osa kõikidest nendest, kes tulid Rootsi ja nende järeltulid, nad on ju assimileerunud. Tähendab, nad on muutunud enam-vähem rootslasteks. Nii et meie, kes oleme tegutsenud Eesti organisatsioonides ja läbi aastakümnete me oleme üks absoluutne vähemus. Rahvusradikaalid või ma ei tea, kuidas nimetada. Ja veel, tähendab, statistiliselt ka 1958 siis üks mees Johannes Ääro inventeeris või uuris, kui palju on Eesti organisatsioone Rootsis. Ja ta sai kokku 730. Kujutage ette, tähendab, tänapäeval on neid organisatsioone võib-olla 8-90 kokku. Aga kui see suur pagulasgrupp tuli Rootsis, saadeti põgenike laagritesse üle terve Rootsi, igal pool, kus oli paarkümmend eestlast koos, siis loodi mitu organisatsiooni. Kõik koorid, rahvatantsijad, poliitilised, usklikud ja nii edasi. Ja aastate jooksul muidugi ka eestlased kogunesid suurlinnadesse ja need organisatsioonid surid välja asulates ja väiksemates linnades. Aga me oleme olnud tohutult hästi või üleorganiseeritud ja mingi tuumik on alles jäänud tänapäevani. Eks meid Rootsis sündinud Eesti lapsi, meid saadeti ju välja niisama tänavalle ja rootslastega mängima ja õppisime kiiresti rootsi keele ära. Ja nii, ma ise olen olnud aastakümneid rootsi keele õpetaja, tähendab õpetanud rootslastele head rootsi keelt. Aga kasvatuse osas, me elasime niisuguses keskklassi linna osas ja seal ei näinud mingit praktilist vahet. Aga koduseinte vahel siis oli kindlasti mingi vahe, tähendab, et meil oli just see pagulase taust ja pidevalt oli huvi Eesti vastu ja kui olid mingid uudistes saated raadios, siis pidid kõik lapsed vait olema, sest isa tahtis kuulda, et kas on mingit muudatust maailmas Eesti kohta. Aga Rootsi ju tunnustas kiiresti seda Eesti liitumist Nõukogude Liiduga ja tulemus oli ju ka, et Rootsi meediates ja nii Eestit polnud ju olemas praktiliselt ja kooliraamatutes polnud olemas. Et me tulime või olime pärit riigist, mida ei olnud olemas rootslaste teadvuses ja lisaks meil ei olnud sugulasi Rootsis. Tähendab, rootslastel olid ikka vanaisad, vanaemad ja teised, kelle juures nad käisid suveti ja nii ja naa. Meil ei olnud. Meil oli pikapeale, siis tuli muidugi kirjavahetus nendega, kes olid alles Eestis, aga see oli ka üks suur vahe. Ja et me rääkisime teist keelt siis kodus pidevalt ja nii, et vahesid oli, aga see üldine elu ja nii oli kaunis sarnane. Mida te mäletate lapsepõlvest kõige vanemast ajast, et kust majalt te mäletama hakkate? No ma julgen väita, et ma mäletan, kuidas ma esimest korda esinesin publikule lauljana. Ja seda on mulle muidugi räägitud tagantjärgi ka, aga et olevat mingi suur ühine eestlaste jõulupidu, mitusada inimest ruumis ja mind oli siis 3-aastasena tõstetud lava peale, kus ma laulsin Oh kuusepuu. Ja ma olengi, tähendab, eluaeg laulnud igal pool koorides ja isegi solistina ja nii, et see oli minu selle karjääri algus. Aga kodus meil raske öelda, mida ma konkreetselt mäletan, aga meil on muidugi fotosid sellest ajast ja seoses nendega ma oskan öelda, mida juhtus. Me oleme koos Antsuga seda asja ka uurinud, kuidas 10-11% eestlasi, kui juba laulab ühiskonnas, et see tegelikult on nagu laulupeo alus.
ja ühtehoidmise emotsionaalne alus. Täpselt niimoodi mulle ütles Lehti Meriloo, kes elas Portlandis ja tegi lastele ja kõigile tulekandjad tantsurühma. Ta ütles, et kõik ümbruskonna Eesti lapsed, kui olid 2-aastased, tuli tantsima hakata. No siin on ju alati olnud need mudilaste grupid ja mängukoolid ja päevakodud ja nii, kus on Eesti väikseid lapsi kokku toodud. Aga ma väidan ikka, et see on olnud üks nagu eraldi väike grupp, tähendab. Väga paljud on ju, nagu ma ütlesin, assimileerunud. Nad on võtnud omaks Rootsi elamise stiili, räägivad kodus ainult rootsi keelt ja see Eesti asi on neil midagi, mida vanavanemad või teised nii-öelda tõid kaasa, aga selle nad on jätnud. Ja muidugi esineb ka neid, kus siis lapsed, kes on Rootsis kasvanud, täiskasvanuna kuidagi süüdistavad oma vanemaid, et miks te ei õpetanud meil eesti keelt, et nüüd meil ei ole kontakti Eesti kultuuri ja eluga. Kas selline koorilaulu kultuur, et sa ütlesid, et sina oled laulnud kogu oma elu koorides ja Eesti sündmustel Eesti koorides. Kas rootslastel on sarnane koorilaulu kultuur või olid eestlased selles osas teistsugused? Ma arvan, et Rootsis ei ole minu teada niisugust suurt laulupidu, mis on Eestis olnud, mis on enam-vähem terve rahva kokku toonud. Aga laulukoorid on igas kirikus ja niisugused ilmalikud laulukoorid on olemas. Ma ise laulan parajasti ka Rootsi või Göteborgi ülikooli akadeemilises meeskooris ja näiteks just tudengitel on oma koorid, nii et koorilaulu esineb palju ja neil on ka oma koorifestivalid siin ja seal. Aga ma arvan, et eestlastel on see olnud siiski üks tähtsam tegur nii-öelda kokkuhoidmise osas. Mitte nüüd viimasetel aastatel, aga paarkümmend aastat tagasi, kui minu vanused eestlased tulime kokku, tegime peo Eesti majas või kusagil mujal, siis oli tihti nii, et me lõpuks istusime ja laulsime paar tundi ühislaule koos. Ja mina tihti klaveri taga ja lõin klaverid, need sõrmed olid villist. Aga nüüd mõnusad õhtud ja sellega oli võrdlemisi suur repertuaar, mida peaaegu kõik oskasid. Eesti paguluskultuuri, sest 50-ndad olid Eestis väga kole, eks ju. Oli olnud 50. aasta pleenum, nii-öelda märtsi pleenum ja mis sellele kõik järgnes, Siberia väljasaatmised ja vahetult enne pleenumit ütles Douglas Semperile, et kirjutas, et ma näen, et poodides on müüdil veel enne tähendab meie teoseid enne 40-ndat, et me peame vist poed läbi käima ja paluma need ära võtta. Teades, et see on märklaud. Aga see 30-ndate lõpu või see kultuuriline tase, mis oli Eestis, see kandus just nimelt Rootsi. Kuidas te selles Eesti kultuuris, Eesti mõttes kasvasite, et kuidas see seal teie ümbruses, kuidas te nägite lapse silmadega, kuidas see arenes ja kes seda vedasid? No seda, ütleme, kõrgkultuuri ja eriti kirjandust, seda arendati ju või need kirjanikud, nad läksid peaaegu kõik Stockholmi ja mina olen üles kasvanud Göteborgis, Rootsi läänerannikul ja Göteborg on olnud suur sadamalinn, tööstuslinn, aga seda kultuuri ja nii on siin vähem olnud, vähemalt seda Eesti kultuuri. Mõned üksikud tuntud tegelased tulid siia, tähendab, ja veel mõned Lõuna-Rootsi. Nii et see, mida mina lapsena nägin, see oli täienduskool, kus ikka igal, oli see nüüd laupäeval või pühapäeval, viidi meid kokku teiste noortega ja siis pidime seal Eesti raamatuid lugema ja maateadust ja ajalugu natuke õppima. Ja need organisatsioonid, mis siis loodi laste kasvatamiseks, eestlasteks ja see oli kõige tähtsam oli just skautlus. Mis levis väga suureks ja ma arvan, et mõni aeg oli üle 1000 noore, tähendab Eesti skautlike noorte malevas Rootsis. Ja tänaseks see on kahjuks välja surnud, et Kanadas on ikka veel see skautlus alles. Ja kuna alguses, nagu ma ütlesin, inimesed olid kaunis vaesed, et siis veel lapsi kokku tuua suvepuhkuse ajal, siis loodi suvekodud ja neid oli ka tosinate viisi algaastatel. Aga kaua aega olid 4 tükki alles ja tänapäevani on 2,5 võiks ütelda.
et 2 tükki siin Rootsi läänerannikul ja siis on Ojamaal üks, mis on nüüd tehtud mingi osaühinguks ja rohkem moodsaks puhkekoduks. Aga ka minu põlvkonna inimesed on ju väga mitmed käinud suvekodudes ja ise ma olin siis kõigepealt 5-aastasena suvekodus, hiljem 11-aastane, siis praktikandina, kasvatajana ja lõpuks juhatajana ja nüüd olen olnud veel, ma ei tea, 37 aastat ühe sellise suvekodu juhatuse esimees ja hooldame seda kinnisvara ja korraldame seal nüüd juba suvel tuleb 3. korda noorte rahvaülikool, tähendab Skärsemstadi suvekodu Rootsi läänerannikul Lysekili linna lähedal. Need kohti on alles ja üks on siis lõunapool Rootsit või lõunapool Göteborgi umbes 100 kilomeetrit Valgeranna nimetusega ja seal saab tulla ja oma puhkust veeta ja ma olen rääkinud Eestis väga mitmel pool, et need on head niisugused kohad, kus saab kohata eestlasi, kus saab väga odavalt puhkust veeta ja kus võib-olla, need võivad olla baasiks, et ringi sõita ja Rootsit tundma õppida. On küllaltki ilusat loodust ja huvitavaid kohti siin. Aga seal võiks teha ju näiteks kultuuriseltsi lastelaagreid koos Rootsis elavate eestlaste lastelaagritega ühiselt. Seda on ju, nagu ma ütlesin, et neid on tehtud juba algaastatest ja mis on alles jäänud organiseeritud lastelaager, see on Metsakodus, mis on siis 10 päeva augustis olnud nüüd mitu aastat järjest. Ja see Metsakodu on ju enam-vähem Stockholmi ja Göteborgi vahel sügavas metsas, aga väga populaarne ja seal umbes 60 last tuleb kokku siis ja väga palju kõiksugu tegevusi pakutakse neil ja tuuakse ka siis kasvatajad ja mõned lapsed Eestist, et kuuleks ilusat eesti keelt. Kuigi suurem osa nendest lastest, kes seal on nüüd olnud, need on Stockholmi Eesti kooli õpilased ja nad on ju omakorda enamasti sündinud Eestis. Nii et väga paljud, et see on olnud nii-öelda õnneks Stockholmi Eesti koolil, et see on hästi edasi elanud, et just on tulnud palju perekondi ja lapsi Eestist. Kas selle laagrite majade kinnisvara haldamine on keeruline, kui seda eestlust kipub vähemaks jääma või sellist koostöövaimu? Meil oli ju seoses selle viimase Estoga oli ju üks arutlus. Seal kui oli see rahvuskongress ja muud kõiksugu arutlusgrupid, mis ta on seal Telliskivi Loomelinnakus, just. Ja seal me olime koos ka üks grupp siis inimesi, kes tegeleme nende suvekodudega ja Eesti majadega ja enam-vähem igaüks ütles, et asi läheb iga aastaga raskemaks, sest neid tegijaid on ikka vähem. Need, kes annavad nõu ja räägivad palju, neid on ikka olemas, aga need, kes teevad midagi praktiliselt, neid on järjest vähem. Ja mis puudutab nüüd seda Semstadi suvekodu, kus ma ise olen tegutsenud palju, et seal see suvekodu on paremas korras kui kunagi varem, aga meie, kes seda nii-öelda haldame ja korras peame, oleme järjest vanemad ja vanemad. Ise ma olen 76 aastat ja teine peamine hooldaja ja haldaja Jüri Helberg on 75. Nii et meil on vaja uut värsket verd ja sellepärast on väga tore, et tuleb nooremaid Stockholmist on tulnud sinna ja et tuleks Eestist ka. Et see on üks võimalus. Aga see metsa minek ja mõtlemine, see ikka sobib eestlastele. Näiteks minu sovetiaegne lapsepõlve ülikooli aastad, kus info oli ikkagi, seinad olid kinni ju. Metroo tähendus oli nii eriline, kui me saime mõne metroo teksti, et me niivõrd lugesime, arutasime. Et kuidas teie suhe metrooga on ja kuidas see sündis? Metroo sündis seoses või peale Estot Baltimore'is 1976, kus siis tehti ka mingi Pocono seminar, kus ma ise ei võtnud osa, aga olen sellest kuulnud ja seal olid mitmed ka võrdlemisi noored siis Rootsist kaasas ja hakkasid mõtlema, et tuleks midagi sarnast teha Rootsis. Ja ma arvan, et siis juba see Kanada metsaülikool käis nii-öelda.
Nii et see oli eeskujuks ja siis tehti metroo, ma arvan, esimene 1978 Rootsis ja siis mitu aastat järjest või mõne aasta vahega. Nagu öeldud, mul on ju varem vend, kes on mul olnud nii-öelda eeskujuks ja eeskäijaks mitmel alal, nii et tema ka oli väga huvitatud ja võttis osa sellest tegevusest ja kutsus mind kaasa, nii et ma olen käinud ka, ma ei tea, kui mitmel metrool ja mis oli ka muidugi väga huvitav, see oli see esimene metroo või meest, mis oli siis Käärikul 1990, kus olid ju väga mitmed tulevased poliitikud ja kultuuritegelased ja nii olid kohal ja igal pool sai väga huvitavaid tutvusi luua. Nii et ja metroo on, ütleme, teatud haritud ringkonnale olnud väga tähtis ja kui hiljem vaadata, mis nendest metroo inimestest on saanud, siis väga mitmed läksid just Eestisse ja hakkasid tegutsema siis mitmel alal, kas või siis riigiasutustes või suurettevõtetes ja nii. Nii et see äratas huvi ja andis muidugi ka palju teadmisi Eesti kohta. Ja kui vaadata, mida siis need vanad Eesti eelmise põlvkonna keskorganisatsioonid arvasid metroost, siis alguses nad olid ka väga skeptilised. Vaatasid, et seal on ka niisugused mingid radikaalsed ja võib-olla isegi sotsialistid koos ja nii ja oli raskusi üürida näiteks metsakodu ja teisi niisugused tuntud kohti, kuna leiti, et oli väga kahtlane grupp, aga see oli muidugi täitsa vale. Aga olid nooremad inimesed, kes olid, ma julgen ütelda, parema haridusega kui mitmed need vanad tegelased ja kes julgesid mõelda uut moodi ja ka lõid kontakte siis Eestiga varakult, ka Veksa kaudu, mis peeti ka muidugi väga kahtlaseks. Veel üks liin, mida te juba ka ütlesite, on skautlus. Et meil siin noorkotkad ja kodutütred, Ameerikas näiteks on mulle rääkinud Rein Linas, kes on väga skautidega seotud, et seal see kõik koondus siis skautluse alla ja gaidide alla ja Marju Ringkaabel näiteks ja Erik Suuberg ja nemad on ju saanud selle eestluse läbi selle ülemaailmse skautluse, Eesti skautluse. Et tehti skautide suurlaager, esimene suurlaager ülemaailmne oli ju Rootsis. Et kuidas te seda aega mäletate? Kas te ise olete skaut ka olnud? Ja, ikka. Mind saadeti ka, ma olin hundu või hundipoeg kõigepealt Kalevipoja lipkonnas Göteborgis. Ja sealt siirdusin pikapeale skaudiks ja vanem skaudiks ja skautjuhiks ja formaalselt olen isegi noorem skautmaster, mis see nüüd tähendab. Aga jah, skautlus oli tähtis, tähendab, kuna see oli jälle üks koht, kus kõigepealt üle Rootsi tulid noored omavanused kokku ja sõprussidemeid, mis on kestnud eluaeg mitmetel. Kui need Eesti kogukonnad olid ka nii-öelda kosunud ja siis loodi ju kontaktid ülemaailmselt ja hakati korraldama neid maailmalaagreid. Ja need on olnud Rootsis mitu tükki, Kanadas, Ameerikas vist ka, Saksamaal ja nii. Ja need, kes olid kunagi siis skaudid ja skaudijuhid, on hiljem olnud ka mingisugused poliitilised juhid ja üldse eestvedajad mitmel pool. Nii et skautlus on olnud väga tähtis. Ja ma arvan, et see oli Heino Jõe, kes kirjutas raamatus, et on nagu saadikud põlvpükstes ja selles on palju tõtt. Ja teine niisugune tuntud väljendus on ju, et meid ei ole palju, aga me oleme tihti ja me vahetame lihtsalt mütsi ja esineme siis, kas oleme siis akadeemilises organisatsioonis või oleme skaudid või oleme sportlased või nii ja naa, aga enam-vähem samad inimesed mitmel pool, aga erinevates funktsioonides. Väliseestlus on tähendanud lapse põlvest peale väga selget kasvatamist. Et see on nii nagu, meil siin sovetiseerimine selles mõttes väga ei õnnestunud, sest see oli meedias ja kodudes oli ju teine elu. Et kui ma vaatan oma vanemaid ja kuulen Kanadas või Ameerikas samaealisi, et siis vahet pole, eks ju. Et need inimesed on kasvatanud oma lapsed selliselt, nagu nemad mõtlesid. Aga kuidas teid kasvatati?
Meil kodus, kui väga lihtsalt öelda, oli üks kaunis range ja autoritaarne isa ja üks väga mõistlik ja demokraatlik ema. Ja nagu ma ütlesin, et meil oli jah, rohkem, mida ma mäletan, rohkem juttu nii-öelda üldiselt kultuurist ja poliitikast, et jutt käis kuidagi sellel tasemel ja vähem niisugust triviaalset või igapäevast juttu, et mida me nüüd täna sööme või mis seisab ajalehes või nii ja naa. Aga mida te lugesite raamatutena? No, ma lugesin muidugi peamiselt Rootsi kõiksugu noorsookirjandust, aga meil oli ka Eesti raamatuid, aga noorena ma ei lugenud eriti Eesti raamatuid. Mõnda kindlasti tegin, aga valik oli väike ja muidugi mul oli algusest peale või varsti oli rootsi keel palju parem kui eesti keel. Et igal pool ümbritsetud rootsi keelest ja palju lihtsam kätte saada siis kõiksugu ka klassikalist noorsookirjandust rootsi keeles. Need see on alles hiljem, kus täiskasvanuna olen rohkem eesti kirjandust lugenud, aga ka mitte väga palju. Kuigi ma olen siis kirjandusajalugu õppinud ülikoolis, aga see on ka rohkem siis rootsi ja rahvusvaheline kirjandus. Aga mul ongi, ma hiljuti nüüd alles 6 aega tagasi kolisin ühest majast teise ja muidugi oli massiliselt raamatuid kaasa viia ja ma vaatasin, et mul on see ilus sari Eesti raamatuid, mis ma tellisin, kui ma olin Eestis 2008-2009, tähendab, mis Eesti Päevaleht andis välja, kus oli Eesti kõiksugu klassikud. Nii et kui ma rahunen ja aega saan, eks ma hakkan neid lugema rohkem. Aga kui palju jõudis näiteks Eesti kirjanike kooperatiiv ja Angro tegevus teieni ja mida see tähendas? Minu ema, eriti või ema ja isa koos, aga nad tellisid pidevalt kirjanike kooperatiivi raamatud. Neid meil on olnud väga palju. Ja eks nemad lugesid neid rohkem, ma arvan, siis. Aga näiteks nüüd tänapäeval siis mulle helistavad, juhtunud mitu korda inimesed, kes ütlevad jah, et rootsi keeles, et nende vanemad on ära surnud, neil on riiulid täis Eesti kirjandust, mis sellega peale hakata. Nii et ja toovad vahest Eesti majja, aga enam keegi ei taha neid. Tähendab, me oleme Eestisse viinud tonnide viisi Eesti raamatuid, kõik need kirjanike kooperatiivi ja ortoraamatuid on väga palju saadetud Eestisse, muuseas Välis-Eesti muinsuskaitse seltsi kaudu, kus ma ka tegutsesin mõned aastad. Aga tänapäeval pole kahjuks midagi peale hakata nendega, lähevad prügimäele, kuna tähendab teine ja kolmas põlvkond pagulastel ei loe eesti keelt. Nad ei oska küllalt palju, vaevalt oskavad just lihtsalt köögi eesti keelt. Nii et jah, selle poolest on asi kurb. Aga veel 70-ndatest, et kui te läksite kooli ja nii edasi, mis oli teie kujutlus, mis nüüd siis Eestist saab ja mis meeleoludes elati? Ajalehed ilmusid teil Eesti Päevalehti, seda te lugesite? Jaa, ikka. No Eesti oli lapsepõlves ja nii, see oli üks muinasjutumaa, tähendab, see oli, millest rääkisid vanemad ja millest rääkisid muidugi eestlased Eesti üritustel, aga Rootsi ühiskonnas Eestit polnud olemas ja see oli muidugi üks suur pettumus, et Rootsi nii kiiresti kummardas Stalini poole ja oli nõus sellega, et need riigid lähevad Vene võimu alla ja punkt sellega tähendab. Ja kui mõnikord siis hakkas, või õieti tähendab, Eesti hakkas Rootsi meediates üldse välja paistma seoses Estoga 1980, mis oli muidugi suur elamus meile. Ma mäletan, kui ma sõitsin Estole Stockholmist, Göteborgist autoga ja Stockholmi linna piiril äkki oli üks suur viadukt või sild üle mootortee, selle kiirtee, kus oli 10 Eesti lippu ja see oli kohe tohutu elamus ja pärast sõidab Stockholmi kesklinna, kus lossi ees ka Eesti lipud ja nii. See oli enne kuulmatu. Ja äkki, kuna siis ilmselt oli ka uudiste põud sel suvel, siis lehtedel polnud muud kirjutada ka, et miks need Rootsi või Eesti lipud seal on ja mis juhtub ja et see suur Esto ja seda kajastati päris hästi.
Nii et alles siis hakkasid rootslased nii-öelda või Rootsi meediad natukene Eesti kohta kirjutama. Ja siis 83. aastal siis tegime ju esimese estivali, mis oli siis Esto sarnane suur kultuurifestival siin Göteborgis. Ja siis meil oli väga palju õnne sellega, et pääsesime meediatesse tänu Nõukogude Liidu peakonsuli, kes kaebas Göteborgi võimudele, et meie lipud, mis olid ka siis linna peal väljas igal pool, ja pidi olema niisugune kongressi lipp, kutsuti seda, tähendab Eesti lipp ja siis väike dekaal üleval nurgas, kus siis et on estival, sest nad ei lubanud ju Eesti lippu ametlikul lipuvardal. Aga need dekaalid puhusid ära siin ja seal. Ja siis kaebas see konsul ja linn kohe kamandas, et lipud tuleb maha võtta. Ja selle peale meie, kes organiseerisime seda estivali, muidugi protestisime ja kutsusime kokku pressikonverentsi ja linnapea oli seal ja seletasime ära, et kuidas see on võimalik, et linna isandad siis ilma, et meie käest küsida, võtavad maha meie lipud, mis on meile lubatud ja kuulavad ühe diktaatori esindaja nii-öelda sõna siin meie linnas ja mitte meie, kes oleme head demokraadid, göteborglased, igat moodi ausad ja nii-öelda seaduslikud. Ja selle peale siis tõmmati, heisati jälle lipud järgmisel päeval ja meil oli suur elamus ja hurraa ja võit ja lehed ja televisioon ja kõik jälgisid ja kirjeldasid seda. Nii et meil oli see suur niisugune propagandavõit. Ja mõtlesime, et saadame tänukirja selle Vene konsulile, aga arvasime, et tal võib-olla ei ole huumorimeelt. Aga 80-ndad edasi, kuidas see asi? Ja siis tuli ju päris varsti tuli Gorbatšov ja siis tuli Tšernobõl ja üldse see perestroika ja glasnost ja asi avanes ju samm-sammult, ka mis puudutab Nõukogude Liitu ja Eestit ja nii. Ja siis tuli terve see laulev revolutsioon ja see oli ju ka üks fantastiline aeg meile. Ja et me saime ka natuke kaasas olla seal. Kuidas see käis teil? No me pidevalt saime ju informatsiooni, tuli palju külalisi, tulid kõik teatritrupid, orkestrid, koorid tahtsid ju ka välja tulla, kui see võimalus avanes ja paljud tulid omal kulul, tulid Rootsi ja esinesid ja jälle saime huvitavaid kontakte ja nii. Ja siis mind ennast angažeeris Trivimi Velliste. Kõigepealt siis loodi ju ka see Välis-Eesti muinsuskaitse selts. Eestis oli muinsuskaitse selts, kes käis nii-öelda ees ja tõi välja Eesti lipu värvid kõigepealt ja siis lipud ja muud asjad ja kõik see oma ajavöönd ja fosforiidisõda ja seal oli palju asju, mis kogu aeg juhtusid, eks. Ja igal juhul ma kohtasin Trivimi Vellistet ühel, ma arvan, laeval Eesti ja Rootsi vahel ja siis ta rääkis selle kodanike komiteede mõttest, et tuleks luua kodanike komiteed, et eestlased ise saavad otsustada, mis sorti riiki nad tahavad ja siis organiseeriti ju igal pool, tähendab Eestis ja ka väljaspool ja mina olin siis üks peamine organiseerija siin Lääne-Rootsis. Ja tulemusena siis valiti Eesti Kongress, kus meid oli siis 8 esindajat Rootsist ja Hain ja mina olime siis 2 nendest. Ja Hain valiti veel sinna Eesti komiteesse ja põhiseaduslikku assambleesse. Ja me käisime pidevalt Eestis ja äärmiselt põnev aeg meile muidugi, et äkki juhtub asju seal ja saame kaasas olla ja natuke seda mõjutada ka. Ja mõni aasta hiljem siis jälle Velliste oli saanud välisministriks ja küsis, et kas ma ei tahaks tulla sinna tööle. Ja siis oli juba Hain saanud kaitseministriks ju esimeses valitsuses 92 sügisel. Nii et ja see oli minu meelest nii huvitav, et ma siis korraldasin, et ma sain tulla Eestisse ja olin seal aasta aega ja väidan tänapäevani, et see oli mu elu kõige huvitavam aasta. Absoluutselt. See oli nagu et käia ringi mingis action filmis. Juhtus asju kogu aeg ja põnevaid asju. Ja mul oli kogu aeg laetud püstol kaenla all, et kui oleks vaja, siis saaks ka nii-öelda sõtta minna. Et kõigepealt mind kutsuti siis sinna välisministeeriumi
kus oli nii-öelda poliitiline, julgeolekupoliitiline konsultant, aga nägin varsti, et seal oli nii palju karjeristi ja nii, et nad minust eriti huvitatud ei olnud. Nii et mind kutsuti siis kaitseväkke, kui Alexander Einzel tuli kevadel ja sai kaitseväe juhatajaks ja kuulis, et ma olen Rootsi reservohvitser, siis ta kohe pakkus mulle tööd ja tegi minust siis kaitseväe peainspektor, mis oli ja ülesandeks oli siis, et proovida seda sovjeti võimu või hõngu vähendada nii palju kui võimalik ja see Eesti kaitseväge oli täitsa alguse staadiumis sel ajal. Ja kui ma olin natuke nii-öelda ringi liikunud ja rääkinud, kuidas võib üksusi juhtida ja nii ja inspekteerinud, siis üks hommik tuli Einzel ja ütles, et nüüd pead üle võtma ka luure ja vastuluure üle osakonna, kuna see oli minu eriala Rootsi kaitseväes. Nii et mul oli 2 koloneli kohta korraga, mis oli ju äärmiselt huvitav. Aga mul oli leping nii-öelda perekonnaga ja ka Rootsi välisministeeriumiga, kes maksis mulle palka ja nii et aasta aega, nii et aasta lõpuks ma tulin tagasi Rootsi ja siis olin 1 aasta veel kooliõpetaja ja siis leidsin teise vähe huvitavama töö. Tulin naaberlinna kultuuri ja vaba ja valitsuse juht. Ma küsin siia vahele, et kas see toonane Eesti tegelikkus ja sa ütlesid karjerism ja see nende Eesti uute organisatsioonide ja asutuste uuesti sünd, et kas see ära ka väsitas või kas see lootusetuse tunne tekkis ka või oli see ülesehitamise töö nii väljakutsuv, et ei olnud aega heituda või väsida sellest nõuandmisest ja korraldamisest toonases postsovjetlikus Eestis? Ei, no üldiselt siis oli tõesti nii põnev, et see oli väga huvitav ja inspireeriv kaasas olla. Aga muidugi tagasilööke oli ka. Mind isiklikult kurvastas, et see Eesti kongress suri välja nii-öelda, et algus oli äärmiselt uhke ja et siis siiski nõukogude ajal, 1990, ma arvan, see oli märtsis, kui see avamine oli, tähendab Estonia kontsertsaal puupüsti täis või 500 valitud esindajad sinna kongressi ja seal kõik tulevased poliitikud, kirjanikud ja kultuuritegelased. Ja see avamine oli nii, et ERSO oli siis lava peal, seal oli RAM ja Ellerheina koor ja ma ei tea, teised koorid ka ja me tõusime kõik püsti ja laulsime Eesti hümni, sümfooniaorkestri ja Eesti parimate kooride saatel ja see oli nii, et tõesti karvad tõusid püsti, et see oli midagi erakordset. Ja väljas olid ikka, tähendab, Vene sõjavägi ja miilitsad ja kõik nii. Ja seal olid ka väga põnevad ja huvitavad kohtumised. Kohtusime inimestega, kes ei julgenud üldse majas sees rääkida, et äkki on üle kuulatud kusagil, jalutasime pargis ringi, vaatasime üle õle, et keegi meid ei näe ja siis räägiti väga põnevaid jutte, et mida võiks teha ja kuidas võiks koostööd teha. Ja mis puudutab mu venda, siis nagu ma ütlesin, et ta oli võrdlemisi julge oma väljaütlemistes ja sai ju niisuguse mitte kriitika, vaid lihtsalt solvamise ja halvustamise laine osaks, et seda ma pole varem ega hiljem näinud. Tähendab, ta oli liiga tülikas nendele endistele kommunistidele ja nii. See on üks probleem, et kujutage ette, et meie, see, mida te kurdate, on meil igapäeva elu reaalsus. No ja ei, ma olin ju näinud ka, tähendab, nüüd eriti kui on olnud, kui Kersti Kaljulaid oli president ja nüüd Kaja Kallas, eriti naised saavad ju hirmsasti pihta, tähendab, kui nad midagi julgevad ütelda poliitikas või ühiskonna kohta. See on raske elu, jah. Et Rootsis on see siiski suhteliselt viisakam. Hain oli nagu väljaspoolt tulnud ja oli teiste vaadetega ja ei olnud nii-öelda harjunud sellega, et ei tohi öelda, mida mõtleb. Ja see maksis talle raskelt. Ja aga vaata, meil jõudsime praegu kõige põnevama küsimuseni, et tegelikult see, mis te praegu räägite, on võti.
selleks, et ma olen aastakümneid mõelnud, et mis siis juhtus. Et miks ei hakanud Eesti ja välis-Eesti koos tööle. No, nii-öelda ehitama kohe. Näiteks ütles mulle Mark Kadastik, et oli mõte koos Kanada inimestega, et teha üks ülemaailm. Kujutage ette, kui kihvt oleks praegu, kui Postimees olekski ülemaailmne Eesti leht. Just. Ja tal oli see mõte. Me vaatasime, et juba me saame ise hakkama. Et just küsimus on see, et me saame ise hakkama, aga me ju tegelikult oleks vajanud seda ülemaailmsust juba siis. Et nüüd, kes just suri väga suurepärane inimene Heino Ainsoo, et tema ju kirjutas kohe 90ndatel globaalsest mõtteviisist. Ta on ju nii palju ÜROs Eesti eest võidelnud. Ma arvan, et seal on mitu põhjust sellele. Kui vaadata Eestit kõigepealt, siis Eestis ka juba selle Laari valitsuse ajal ja nii, siis oli ju väga erinevad arvamused, et kuidas vaadata minevikule ja kuidas vaadata koostööle teiste gruppidega ja nii. Nende loosung oli ju plats puhtaks, et endised kommunistid ja nii-öelda kvislingud nii-öelda tuleb ära koristada, aga ei tehtud ju. Tehti kogu aeg kompromisse. Ja sellega siis mõned olid väga pettunud ja teised tegid oma tööd edasi ja nii. Ja see on minu kogemus, et see on eestlaste vahel ikka järjest olnud. Juba Oskar Loorits kirjutas selle kohta, et eestlased on kuidagi konfliktsed, et oma vahel on raske läbi saada. Ja kui vaadata seda poliitilist tegevust Stockholmis eriti, siis seal kohe paguluse aastate algusel loodi mitmed erinevad grupid, kes rakendasid oma peamist energiat selleks, et teisi maha teha. Et oma vahel on olnud väga palju jagelemist ja õiendamist ja kriitikat, et kes on ikka õigem ja kes ei ole ja nii ja naa. Nii et ja see on olnud nii igal pool. Kui keegi midagi teeb, siis on alati keegi teine, kes on vastu. Nii et on olnud väga raske ühendada neid jõusid. Seda on olnud, kui on tõesti mingi suur asi nagu see laulev revolutsioon, selle vastu ei olnud keegi eriti. Kuigi siis Eestis oli ka rahvarinne ja siis oli see kongressi tiib ja pagulased väljaspoolt ja ikka vaadati, et erinevad sihid natukene. Nii et ma ei oska ütelda, miks see nii on, aga see tundub olevat üks joon võib-olla kõikide rahvuste juures, aga eestlaste juures täitsa märgatav, et on alati olnud need, kes on poolt ja vastu, ükskõik mis küsimust arutatakse. Eestlane tahab olla, lõpuks ometi tahab olla peremees. Ja just, et mina otsustan ise ja teistel on vale. Ja seda on igal pool näha. Ja selle vastu ma tahaks väita, et meie, kes siin Göteborgis oleme olnud juhtivatel positsioonidel, me oleme olnud palju rohkem koostööaldid ja nii, et kui Stockholmis loodi mitu organisatsiooni ja Göteborgis siis mingi sõsarorganisatsioon, siis faktiliselt minu ja Eevi Lepik, kes on siin ka olnud väga aktiivne aastakümneid, et meie tulime koos kokku, me olime erinevates skautlipkondades, alati on olnud ka konkurents, et meil on olnud 2 Luteri kogudust, meil on olnud 3 skautlipkonda ja alati väike konkurents, et kes on ikka õigem ja parem ja nii. Aga meie siis vaatasime, et jälle Stockholmis jagelevad omavahel, meie lööme kokku kõik ja tegime ühe ühise, siis oli Rootsi eestlaste esindus oli sel ajal, mis nüüd on Rootsi eestlaste liit ja Eesti komitee olid need 2 suurt keskorganisatsiooni, mis olid alles jäänud. Varem oli siis Rahvusfond ja Rahvusnõukogu ka, kes ikka omavahel. Seal oli siis Eesti ajast, ma arvan, Pätsi ja Tõnissoni niisugused vahelised vaated, mis kuidagi olid kaasa toodud. Aga nagu öeldud, et siin Göteborgis oleme palju vähem riielnud ja jagelenud ja palju rohkem teinud koostööd. Ja sellepärast ma julgen ka väita, et nii rootslased kui eestlased Stockholmis, kui nad tulevad Göteborgi, ütlevad, et siin on palju rohkem perekondlik ja toredam õhkkond ja nii, et me ei ole nii väga kriitilised ja kergelt vihastavad nagu mujal. See on muidugi väga subjektiivne, aga tõetera seal võib-olla on. Mõtlen, et kas
kui praegu tahaks kodueestlastele mitte õpetada, aga nõu anda, et kas on üldse millestki nõu anda või peaksid Rootsi eestlased praegu kodueestlaste käest, kui nii tohib üldse vahet teha, peaksid nemad teie õppima meie käest, kas on midagi meil teineteiselt õppida veel või oleme me kõik ühed eestlased? Mis puudutab üldse eesti keelt ja kultuuri, siis on ju muidugi väliseestlastel palju õppida Eestist. Tähendab, siin on see asi kuidagi või nüüd on ju jälle muutunud peale Eesti taasiseseisvumist, kus on tulnud palju eestlasi välismaale ja ka need organisatsioonid on osalt üle võetud juba nende poolt, kes on Eestis hariduse saanud ja tulnud ja nii. Aga kaua aega siis oli ju, et ka see eesti keel, mida me siin õppisime, see oli ju, mida meie vanemad rääkisid 40. aastatel. Ja kui siis meie saime Eestis käia, no siis vaadati ka, et mis imelikku keelt te räägite ja te olete ju täitsa ajast maha jäänud. Ja mis oli niisugune broneerimine ja soleerimine ja niisugune sõnu meil ei olnud siin selle ajal. Nii et keeleliselt ja kultuuri osad siis absoluutselt on ju meil olnud palju õppida Eestist. Ja ma arvan, et mida Eesti võiks Rootsi eestlastest või Kanada eestlastest õppida, no kaunis vähe. Võib-olla ju alguses oli see, et lihtsalt olla nagu vaba inimene vabal maal, sest ka kui me hakkasime Eesti inimestega läbi käima, siis nägi ju vahet üldse kehahoiakus ja kuidas inimesed liiguvad ja räägivad ja nii, et sel ajal 80-ndatel ja hiljem siis Eesti inimesed olid ju ka füüsiliselt alla surutud. Seda nägi nii-öelda tänavatel. Tuleb üks läänest tulnud eestlane, me käime ringi, pea püsti, naeratame, räägime kõva häälega ja õiendame, aga eestlased käisid siis natuke rohkem nii mööda seina ja vaatasid alla ja küürus ja olid harjunud, et mitte midagi öelda ja teha ja nii. Aga see on ju väga palju muutunud. Nüüd on üles kasvanud täitsa uus põlvkond, kes on saanud nii-öelda moodsa hariduse Eestis ja tuleb ainult õnne ja edu soovida neile. Kas, kui vaadata seda, mis toimub praegu Ukrainas, muide, kui teleekraanil on üks sõdur, siis tema just selle sama hoiaku järgi saab aru, isegi kui nad mõlemad räägivad vene keelt, siis saab hoiaku ja näoilme järgi saab aru, kas ta on Ukraina pool, Ukraina võitleja või Vene võitleja. Et hoolimata sellest, et ukrainlastel on palju keerulisem, et mitte öelda täiesti pööraselt hirmus selle Vene surve all ja Vene sõjaväe surve all, aga nad teavad, mille eest nad võitlevad, nad naeratavad, viskavad nalja. Peaaegu et surmapõlglikud on nad ja siis vaadata, satub mõni kaader ja mõnigi lõik Vene sõduritest, siis on see päris masendav vaatepilt, kuidas inimesed ei tea, mille pärast nad on tapma tulnud. Et see on natuke sarnane sellega, aga kui vaadata ka selle juures nüüd, kuidas eestlased teie arust pagulastega praegu käituvad, lähtudes sellest kogemusest, mis oli eestlastel endil Rootsis? Ma ei tea, kui palju teil sellest informatsiooni on, küllap te jälgite ka palju. Mõtlete nüüd eestlased Eestis, kuidas nemad suhtlevad või need, kes on Rootsi tulnud või? Ma mõtlen seda, et kuidas eestlased praegu ukrainlastega, nii nagu rootslased eestlastega, siis kui Eestimaalt põgeneti. Ja seda ongi küsitud, tähendab, Aadu Must helistas mulle just ja küsis, et kuidas siin pagulasi vastu võeti ja kuidas need lapsed kooli pandi ja nii tähendab, et võrrelda, kuidas Eesti võiks käituda ukrainlastega. Ja mul on raske midagi öelda selle kohta, tähendab, ma arvan, et see viis, kuidas Rootsi tegi, Rootsi poliitika ja üldse arusaamine vähemuste kohta, tähendab, oli ju teistsugune sel ajal. Rootslased on alati pidanud ennast väga-väga uhketeks
ja arvavad, et see on maailma kõige suurem õnn saada rootslaseks. Ja sellepärast ka oli nende siht, et need pagulased, kes tulevad, tuleb kiiresti assimileeruda ja teha rootslasteks. Aga neil võttis aastakümneid aru saada, et sisserändajad või pagulased tahavad ka oma keelt ja kultuuri alles pidada. Ja alles 60ndatel aastatel siis lubati näiteks Göteborgi Eesti kooli avada. Sest leiti ikka, et mis nad ikka oma keelt õpivad ja nii, et saagu rootslasteks. Aga mis puudutab ukrainlasi Eestis, siis ma arvan jah, et neile tuleks võimaldada õppida oma keeles ja oma koolides nii palju kaua, kui nad tahavad. Et kui nad peaksid aastakümneteks jääma Eestisse, eks need, kes on targad ja tublid, õpivad siis eesti keele ära ja jäävad sinna või kolivad mujale. Aga niisuguses kriisiolukorras siis on tähtis, et nad saavad oma keelt rääkida ja oma keeles õppida. See oleks minu soovitus. Me räägime ju tegelikult seda, et see olukord on ikkagi totalitaarsüsteemi tagajärg. See on suur suletud süsteem ja mida ääriveeri ja selle mõjusid nii 80ndatel, mis oli juba eestlaste peal näha. Et kuidas teie olete mõelnud seda maailma ja Eestit? Et ma ise siin näen, et see on üks meie kõige väärtuslikum kogemus maailmale. Rääkida seda võrdlust oma kogemuste, analüüside kõigega. Meil on erakordne võimalus midagi maailmale öelda 3-4 põlvkonda, kes kõik on selle läbi elanud ja sellest välja tuleku läbi elanud. Me teame neid strateegiaid, me oskame näha seesama, mis Ants räägib praegu, Ukraina olukorda ja nende võimalusi, mida peaks tegema ja kuidas me seda, ütleme siis seda kogemust ja kultuuri saame maailmale abiks olla? See on küll väga raske küsimus minu meelest. Kõigepealt ma julgen väita, et me ei ole nii väga unikaalsed. Tähendab, on ju väga mitmeid riike, kust on välja rännanud pagulasi ja põgenikke ja niisama väljarändajaid ja neid kogemusi on väga mitmel rahval. Ja mitmel rahval ja riigil on ka nii-öelda need organisatsioonid teistes riikides, kes katsuvad keelt ja kultuuri alles hoida ja nii. Et tegelikult väga võimas ja ma olen kohtunud nendega, on just Kanada ukrainlaste seltskond, üle 5 miljoni. Nendel on augusti lõpus oma Ukraina päev, nad on väga rikkad. Et tegelikult nendel on see, ütleme, seeme olemas tõesti. Ja, mida Eesti on ju ka teinud, tähendab, on vaatanud, kuidas teised riigid on oma diasporaaga ühendust pidanud või toetanud ja see on palju kogemusi võib saada sellest. Nii et ma arvan, et Eestil on need suhteliselt värsked need kogemused ja nii. Ja muidugi meil on olnud nagu väike pettumus või vähemalt mul, et väga vähesed on olnud huvitatud, et mis on Eesti kogemused ja nii. Nii et jah, ma ei oska hästi vastata, see on üks keeruline küsimus, aga üldiselt tähendab, ma ise olen ka natuke proovinud vaadata, mida näiteks Iisrael, kuidas Iisrael peab ühendust juutidega üle maailma ja nii, ja neil on ju väga intensiivne koostöö ja Eestil oleks võimalus seda suurendada, see on muidugi ka majanduslik küsimus nii-öelda. Aga ma vaatan rohkem, et tänapäeval on ju Eesti saanud või tõstnud oma mainet maailmas ja ma arvan palju tänu meie peaministrile, kes oskab esineda ja keda kuulatakse ja nii, eks. Ja seal on muidugi keeleoskus väga tähtis ja nii. Ja on tähtis, et Eesti poliitikud, kes liiguvad maailmas, oskavad rääkida viisakalt võõrkeeli, et nendest saadaks aru. Nüüd ma lähen natukene teemast kõrvale, aga tähendab, ma arvan, et see on olnud ka minu põlvkonna üks suur pluss Rootsis, tähendab, et me oleme õppinud head rootsi keelt, inglise keelt ja teisi Euroopa keeli ja oskame suhelda Rootsi poliitikutega samal tasemel. Tähendab, mida meie vanemad ei osanud. Nad rääkisid vigast eesti keelt või rootsi keelt, vabandust.
ja vaadati ikka natuke üle õla, et nojah, et niisugused imelikud välismaalased ja et mis nad ikka tahavad ja nii, eks. Ja mis nüüd on huvitav ka, et see uus laine, mis on tulnud Eestist, need väljarändajad, kes nüüd võtavad üle ka meie Eesti organisatsioone ja väga hästi üldiselt, aga nad ei oska rootsi keelt hästi. Nii et nad räägivad rootsi keelt umbes nagu minu vanemad, et aktsendiga. Ja nii et siin peame koostööd tegema, et me, kes oskame ja muidugi teeme koostööd, et mis puudutab näiteks seda ajakirja Rahvuslik kontakt, mida nüüd Rootsi-Eestlaste Liit on välja andnud mõned aastad, et seal minu peamine ülesanne on tõlkida rootsi keelde ja vaadata läbi, et rootsi keel oleks korralik. Sest muidu jätab ka halva mulje, kui on pidevalt keelevead ja nii. Aga ÜKN, mis sellega saab? See on siis, ütleme juurde, et see on ülemaailmne eestlaste kesknõukogu. Ja see on ju tegutsenud juba 55. aastast ja ma arvan, et ÜKN-il on siiski üks nii-öelda kindel siht või ülesanne ja ülesanne on lihtsalt, et ka kontakte luua ja koostööd arendada välis-Eesti kogukondade vahel. Et praegu ma arvan, mis meil on 11 nii-öelda riiki või liikmesorganisatsiooni ja tahame hea meelega laiendada. Aga läbi aastakümnete on siis kokku saadud. Alguses oli ju nii, et see ÜKN töötas ainult Ameerika Ühendriikides ja kohalikud eestlased esindasid siis liikmesriike. Nii et Rootsit esindas keegi Ameerika eestlane. Aga ka see oli ka Rootsi initsiatiiv, et sõidame ise kohale. Ja kui Eesti sai vabaks, siis hakkasime neid aasta koosolekuid pidama ka Eestis. Ja oleme neid pidanud väga mitmes liikmesriigis. Aga see on üks koht, kus nii-öelda saame kokku, saame arutada ühiseid küsimusi, vahel teha avaldusi nii-öelda üldiselt väliseestlaskonna nimel, mis on alati ohtlik, sest seal on, nagu ma ütlen, alati need, kes arvavad teistmoodi. Aga nüüd ka, kui Eestis on üles ehitatud või moodustatud üleilmse eestluse tegevuskava, kui see välis-Eesti rahvuskaaslaste tegevus läks haridusministeeriumist välisministeeriumi valdkonda, siis oleme ka saanud väga häid kontakte siis Eesti poliitikutega ja teistega asjatundjatega ja tundub, et see kontakt püsib edasi ja see on tähtis tervele Eesti rahvale, ma arvan, et on hea kontakt aktiivsete ja teadlike eestlaste vahel, ükskõik kus nad elavad maailmas. Millal te uuesti Eestisse tulete? Ma olen korraga vabandust sinatanud ja teietanud nüüd, aga... Rootsis mõtleme alati sina, nii et see on mul täitsa loomulik. Sest et mina isiklikult arvan, et kui ma satuksin praegu mõnel suvel, ma pole kunagi käinud ei Eesti üheski metsalaagris või metsakoolis ega Kotkajärvel kuskil Kanadas. Aga ma arvan, et kokkuvõttes, kui ma sinna satuksin, siis ma oleksin lihtsalt eestlaste seas, võib-olla oleks loodus natuke erinev ja see polekski nii väga teistmoodi. Aga kas te tunnete sama Eestimaale tulles nüüd? Miks te tahaksite tulla ja millal see võiks juhtuda uuesti? Ma ütlen kõigepealt, et need Eesti kohad välismaal, tähendab need laagrid ja Eesti majad ja nii, et nende kohta öeldakse tihti, et see on nagu tükike Eestimaad, aga võõrsil. Ja nii on püütud neid pidada, et seal valitseb eesti keel ja eesti meel ja nii edasi, eks. Ja seal kasvatame meie noori ka eestlasteks, kui suudame. Aga ma ise olen ju, ma olin esimest korda üldse Eestis suvel 1979 nädal aega ja see oli muidugi fantastiline elamus, et tulla maale, millest ma olen ainult kuulnud jutte ja lugenud ja nii. Ja ma olin näiteks enne juba õppinud Tallinna linnaplaani tundma, et ma teadsin paremini kui meie kohalikud sugulased, mis on seal nurga taga ja mujal ja nii. Kuna ma olen ka vana maateaduse õpetaja ja uurin kaarte väga hea meelega. Aga seoses nüüd selle laulva revolutsiooniga ja taasiseseisvumisega, siis käisime ju väga mitu korda aastas Eestis ja hiljem ka. Ja nagu öeldud, et siis ma olen elanud Eestis terve 93. aasta ja 2008 kuni 2012 ja siis pendeldanud edasi tagasi.
ja kui ei ole pandeemiat, siis olen ikka käinud Eestis, ütleme 4-5 korda aastas ja suvel tavaliselt mõni nädal lihtsalt puhkuseks ja sõidan ringi ja kohtan tuttavaid ja vaatan loodust ja nii. Ma olen seal mitmel sõjaväekursusel olnud, tähendab Rootsi kaitsevägi aitas ju koolitada Eesti ohvitsere ja algusega 95, kus ma ise organiseerisin mitmed kursused ja hiljem ka siis mitmes maakonnas Eestis, mis oli väga huvitav, sest kui teeb niisuguse sõjaväekursuse, see oli siis Eesti leitnantidele, kaptenitele ja esimesed päevad siis on alati nii-öelda maastiku tundmaõppimine. Tähendab, et me sõidame lihtsalt sõidukitega läbi kõik võimalikud teed, rajad, kus üldse on võimalik maastikuautoga sõita, uurime välja, mis on huvitavad sadamad, lennuväljad, sillad ja kõik, mis on sõjaväe seisukohast tähtsad. Nii et ma olen Eestit näinud väga mitmes kohas, kus tavalised eestlased ei käi. Ja muidugi huvitav ja tore ja kuna on sugulasi ja tuttavaid ka mitmel pool, siis on alati tore Eestisse minna. Aga ma katsun, kui võimalik, siduda mingi ka ametliku reisiga, eks, kuna ma olen ka siis olnud seal Välisministeeriumi nende töögruppides, kes on seda üleilmse eestluse tegevuskava teinud ja nüüd ÜEKN on teinud oma täiskogud Eestis mitu aastat ja tänavu oleme otsustanud, et me oleme mai lõpus Vilniuses. Aga seoses sellega siis kindlasti mina ja mitmed sõidame ka Eestisse ja nii. Nii et see on üks kindel koht, kus käia ja kus kontakte pidada ja nii, et see on tähtis lihtsalt identsusel, et olla eestlane ja käia Eestis ja tunda seda ja kuidas inimesed ümberringi ka räägivad ilusat eesti keelt ja õpin sealt juurde. Aga lapselapsed, kuidas nendega on? Ütleme ka Raini omad, et kas on kui paljud nendest tulevad Eestisse tagasi elama? Ma kardan, et mitte keegi. Tähendab, seda on ka ju statistiliselt ja või teaduslikult uuritud, et niisugused suured sisserändajate grupid, kusagelt ma lugesin, et kui on 10 aastat läinud või nii, siis ikka muidugi sellest alggrupist, ütleme 70% ikka räägivad oma esimest nii-öelda emakeelt. See on Ameerikas tehtud suured uurimus. Kui on teine põlvkond, nagu mina näiteks Rootsis, siis on umbes 10%, kes räägib oma seda esimest keelt. Kolmas põlvkond 0,3 oli selles uurimuses. Ja minu nii-öelda kogemused ütlevad, et nii see umbes on. Tähendab, mul on endal 4 täiskasvanud last, räägivad kõik ilusasti eesti keelt, aga nende lapsed mitte kahjuks. Kuna üks on abielus pool taanlasega, nad räägivad rootsi keelt ja inglise keelt. Väiksed lapsed õpivad tänapäeval inglise keelt juba eelkooli tasemel, kuna nad vaatavad kõiksugu filme ja värke ja nii. Ja teine, üks tütar on abielus türklasega, aga nad räägivad rootsi keelt kodus. Ja vähe türgi keelt. Ja üks laps on abielus hiinlasega ja nad räägivad hiina ja rootsi keelt kodus. Nii et väga rahvusvaheline seltskond. Aga mida nad Eesti kohta küsivad või teie käest? Nad on, kõik on käinud Eestis ja eks nad käivad seal vahete vahel ja kohtavad sugulasi ja turistidena ja nii, aga suuri eestlasi nendest ei tule. Seda ma julgen väita. Aga võt see ongi see, mida ma esimeseks küsisin, et kui ma kurtsin, et kui vaatan toredaid pilte ja perekondi ja mõtlen, et milline varandus oleks see Eestile. Kas see on nagu kaduma läinud varandus või on mingi väike lootus milleski? Ma arvan, see on erandid. Mõned on ju nii, kes kui nad on teismelised või vähe vanemad, et nad hakkavad väga suurt huvi tundma oma juurte vastu ja perekonna vastu ja neid on ju näiteid, kus noormehed tulevad Kanadast ja Rootsist ja lähevad näiteks Eesti kaitseväkke ja see on üks hea võimalus õppida keelt juurde ja veel töötavad Eestis ja on mitu tuttavat, kes on olnud praktikal siin ja seal Eestis ettevõtetes või ministeeriumites. Aga nad on siiski erandid, nad on üksikud ja nii, et kahjuks see üldine ühiskond ja nii mõjutab nii palju, et
on raske nende sellest 3., 4. põlvkonnast teha eestlasi. August Sanga lause tõlkes siis Mephistost, et aja siluv mõju on nii suur, et kuraditki muutnud on kultuur. Aga mul on tegelikult küsimus, kas siis tõesti laul ka ei aita? Ei aita üldiselt. Ma ütlen, erandeid on, aga üldiselt siis see on areng, mida mina ei oska peatada. Et assimileerumine käib ja kõik rahvusgrupid ja no Kanadas on ju seal Albertas need, kes tulid sinna juba 1800, ma ei tea, 90 või nii. Ja ma olen näinud ka filme nende tegevused, nad tulevad kokku, igal suvel laulavad mõne eesti laulu, aga räägivad omavahel inglise keelt, mis kehtib ka, tähendab absoluutselt minu vanuste eestlaste kohta Austraalias ja Kanadas, kui nad omavahel on, peaaegu kõik räägivad inglise keelt, ainult kui on ametlikud olemised ja nii, siis räägivad eesti keelt. Aga need Alberta, Kanada eestlased ütlevad, I'm proud to be Canadian of Estonian origin. Ja see on neile küllalt. Mina siiski julgeksin olla optimistlikum selles suhtes, et kui me defineerime keelt kui vahendit, mitte kui eesmärki, et kui see eesti keel oleks meile samamoodi religioon, nagu on usk näiteks juutidele, siis see ühendab juute ja juutlust terves maailmas, paneb teineteist toetama, teineteisele tööd andma. Ma arvan, et keel ei pea olema religioon eestlaste jaoks ja et see on variant vähemalt, me hoiame pigem meelest ja võib-olla ka loodusest või sellest keskkonnast ja mälestustest ja ma arvan, et kas või 3 põlvkonna pärast tulevad eestlased Eestimaale tagasi ja tulevad otsima midagi, mida võib-olla tõesti nende vana-vanaisad või vana-vanaemad või vanaemad on rääkinud ja nad leiavad selle. Et keel on siiski võti kultuurile, et see ei ole see sama, kui räägid võõrkeeles, et we are going to Eesti ja pannakse niisugused sõnad sisse ja nii. Aga on tohutult suur grupp need, kellel on mingid Eesti juured ja tahavad vahest Eestis käia, kui neil on võimalus, võib-olla tulevad, teevad mingid, investeerivad ettevõtetesse või nii ja saavad teistmoodi Eestile kasuks olla. Mina muidugi arvan, et keel ei kao ja et keel jääb võtmeks, sest et keelte maailma, näiteks UNESCO mõttes, et see tunnetuslik alus, mis on keeltel, puhtalt imena juba ja kohtadena ja et see on eraldi küsimus. Et selles mõttes, et ta on vahend, aga ta on üks keskkonnaelement meil siin. Me ütleme, need metsad siin kasvatavad sellist keelt. Pohisevad sellises keeles. Ma olen väga palju nüüd lugenud sellist, mida teeb Indrek Park Ameerikas, kus ta õpetab nendele sugukondadele nende enda keelt. Ta on Tartu poiss, eks ju. Ta teeb imeasju. Ja ma küsisin ta käest, et mitu põlvkonda kulub, et siis muutuda või siis ka tagasi pöörduda. On 5 põlvkonda, ütleb tema. Ja lõpuks see 5 põlvkonda tuleb ka väga kiiresti kätte. Me võime neid isegi 4 juba näha oma eludes. Ja mõeldes Indrek Pargi tegevusele, üks inimene kui palju suudab, mis sõltub ju puhtalt mõtteviisi. Mis mõtet on selle vooluga kaasa minna, kui me teame, mida me tahame ühiskonna ja kultuurina? Ma arvan, et iga perekond peaks selle eest seisma, et see ei kaoks tema perest ja sealt ka laiemalt siis suguharust ja suguvõsast ja riigist või ühiskonnast. Aga kui ta kaob juhtumisi ja siis ei ole see eestluse lõpp, ma lihtsalt seda tahtsin öelda, aga ma teen kõik selleks, et seda ei juhtuks. Torkasin vahele nüüd. Ma arvan, et need kursused, mis on Eestis korraldatud, tähendab noortele suve jooksul ja välismaa või väliseesti noortele, et need on väga kasulikud ja kui neid saaks laiendada, et ma olen saanud ainult väga positiivset tagasisidet nendelt, kes on käinud ja need on ju erinevatele vanusegruppidele, aga need, kes on enam-vähem tudengid ja otsivad teed tulevikku ja tulevad Eestisse, saavad näha Eestit paari nädala jooksul, kohata huvitavaid inimesi ja see on igal juhul
mitmetes äratanud nii-öelda selle eestluse sädeme ja hakkavad palju suuremat huvi tundma Eesti vastu. Ja kui ma olin rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige, ma tõin välja selle nii-öelda võimaluse ja ma olin kuulnud just Kanada Metsaülikoolis räägiti, et juutidel on väga lai niisugune programm, et tuuakse tuhanded noored juudid Iisraeli suvel kursustele ja nad õpivad seda riiki paremini tundma ja nii. Ja Eestis on sellega alustatud, aga kui seda saaks veel laiendada, no sealt leiaks palju neid nii-öelda eestvedajaid ja tulihinge tulevikuks, ma arvan.